Ei, ma paar nimetangi ja ma pean tunnistama, et ma kirjutasin esikohale passeggiata. Ja passeggiata on tõesti see, mis, kas ta nüüd nagu lemmik on, aga ta on kindlasti tähelepanuväärne traditsioon ja see on ka traditsioon, mis on tervel Itaalial läbiv. See ole sina mäe peal või ole sina orus või ole sina kuumas Lõuna-Itaalias, ole sa ka linnas, siis linnas on alati mingisugune väljak ehk piazza, kuhu inimesed kogunevad ja teevad seda passeggiatat ehk jalutuskäiku. See ei ole lihtsalt, et lähme vaatame, kes seal on, nagu meil Eestis maakohtades. Et koguneme bussipeatuse juurde, vaatame, kes bussi pealt maha tuleb, on ju. Et vaid sellel on omas kindel kord, pannakse korralikult riidesse. Naised on, nagu ma ütlen, väga šikid alati, sest et sa lähed sinna ennast näitama ja teised ka vaatavad sind. See on ka teatud selline positsioneerumine, et ma olen täna juuksuris käinud, mul on midagi uut selga ostetud vanematel inimestel, siis käiakse koos, vaadatakse poevitriinid üle, mis müüakse, arutatakse selle üle. Sama aja jooksul saab väga palju muid asju arutada. Perekondlikud sidemed hoitakse väga tugevad, sest passeggiatale haaratakse kaasa ka kõik pereliikmed. Noored tütarlapsed käe alt kinni oma vaevalt liikuva vanaemaga. Poisid, meil, ma ütleksin, et vaevalt keegi läheks oma vanaemaga Tartu Raekoja platsi 15-aastane poisslaps lihtsalt edasi-tagasi koperdama. Ütleks selle kohta, mis mõttes, miks ma seda teen, et mis on selle iva või uba või. Aga see on nende kultuuri osa ja see oli esimene asi, millise sügavalt juurdunud traditsiooniga, mida ma ei teadnud, kas see on Itaaliat läbiv, aga ma puutusime kokku sellega juba esimesel puhkusreisil Sardiinias. Ja see kõik on, kes on seda kogenud, ütlevad, et nad arvavad, et kusagil algab kontsert. Sest kõik on nii šikilt riides, eriti vanemad inimesed. Keegi ei torma kusagil mingites lillelistes rannapükstes kohal või ei. Nad on selleks ette valmistunud. Ja see on nende kultuuri osa ja see on ka osa, kus ennast näidata, kus suhelda, infot koguda. Aga ma tahaksin teisest veel rääkida. Ma tõin 2 näidet. Üks on see passeggiata, mis on, võib-olla ma arvan, et ta on rohkem, millest teatakse. Kõik, kes on Itaalias käinud, rohkem kui 1 päeva lihtsalt läbi sõitnud, on näinud sellist kogunemist või passeggiatat. Mereäärsetes piirkondades on ta veel natukene teistmoodi. Noored poisid istuvad kai peal, kõik reas, tütarlapsed kõnnivad eest mööda, vilistatakse, mis meie puhul oleks nagu, et mis mõttes, poisid vilistavad sulle järgi või. Aga nemad ütlevad, kus on sul täna vahva kleit seljas või midagi selline. See on nagu heas mõttes kommentaar, see ei ole niimoodi, et vilekoor vilistab sulle järgi, vilistab sind välja. Aga see teine on Itaalia kese ehk süda ja see on baar. Andare al bar ja selle baari all ei mõisteta, et ma lähen napsu võtma. Meie baariga seonduv on kõik niimoodi, et ma lähen võtan napsu, on mingisugune melu, võib-olla on ka mingi muusika või mis iganes. Baar on Itaalias kokkusaamiskoht, kus keegi tuleb, võtab töövahe ajal nii-öelda lonksukohvi. Sest et see kohvi on nüüd, me ei saa kõiki Itaalia omapärasid siin ära rääkidest, raamatus on sellest ka kirjas. Itaalias kohvi joomine on eriline fenomen, ma nimetan. Ja seda tehakse baaris, püsti jala. Sa oled kohale, võtad oma kohvi, võtad lonksu,
ajad baarmaniga paar sõna jutt või barista nimetatakse neil, sest et ta teeb sulle ka väikese võileiva, võib soojaks teha. Seal sa näed kindlasti sõpra, sealt sa saad kõik uudised teada, mis iganes on. Igas külas on baar ja sinna minnakse. Lõuna ajal pakutakse seal siis ka mingit lõunasööki oma menüüga ehk päevasöök, ütleme meie. Baaris saad sa alati informatsiooni, kõik klatšijutud on seal ja mis on väga ainult Itaalia iseloomulik, baaris saad osta bussipileteid ja loteripileteid. Need, kui sa tahad baar ja tubakaäri, on 2 kohta, kus sa saadki Itaalias bussipileteid. Tubakaäri on nagu esimesel kohal. Teise ma nimetan baar, kus on bussipilet. Et sul ei ole mingi linnaliini bussi kusagil jaam, sa lähed otsid, kus ma saan see pileti, sest et nii veider, kui sa ei ole, enam jagu kordadel bussijuhid pileteid ei müü. Vaid pilet tuleb osta kas tubakaärist või baarist siis. Need on nüüd need 2 sellist täiesti Itaalia iseloom, see on nagu Itaalia kese. Ja baariga seoses viimaks ma mainiksin sellist väga ilusat heatahte avaldust või isegi heategevuslikku on Napolist. Baaris on kirjas selline väikene silt, et caffè sospeso. See tähendab, et keegi on ostnud 2 kohvi ja see teine kohvi on jäetud kellelegi, kes ei jõua endale kohvi osta. Aga kuna kohvi on ja baaris käimine on selle itaallasliku olemuse alus, siis selliseid silte seal on. Sa võid jätta sildi näiteks, et ma jätan selle tudengile. Sa võid sildi juurde panna. Baarmas paneb seina peale, nõelaga kinni, tudengi kohv on täna saadaval. Lähed sinna, vaatad tudengi kohv, ma olen tudeng, et sulle antakse tasuta kohvi. Või lapsele või emale lastega või pensionärile või kellelegi. Et see on nagu kinni makstud kohv. See on Napolist alguse saanud traditsioon ja ma arvan, ma ei ole seda mujal näinud, et ta on ka Napolisse jäänud. Võib-olla keegi kusagil on seda traditsiooni püüdnud ka laiendada, aga Napolis ta siiski eksisteerib. Ja ta on alguse saanud pärast sõda, kui inimesed olid vaesed. Ja siis kellel oli, see jättis sellele, kellel ei olnud, sest kuna kohvi on itaallase niivõrd olemuslik osa, et lihtsalt ilma selle kohvita see on inimväärikuse küsimus. Kui ma käin kogu baaris, võtan 2 korda päevas selle kohvi ja nüüd ma ei saa seda enam teha, siis sa saad seda kellegi teise arvel või keegi hea tegevusena jätab sulle selle.